tere hommikust, tere hommikust. Juba tegelikult lõuna. Mina lihtsalt tulin siia võimlema. Ja tulin võimlema ja just sellepärast, et ka sina, kes sa võib-olla seda veel ei tee, võiksid selle harjumuse endasse tuua. See on ülioluline. Kõik see vundament, mida mina täna olen ehitanud endale, on kardinaalselt teine võrreldes sellega, kuidas minu vana mina elas. Nii et täna on minu töö, igapäevane töö inimesi siis õpetada, jagada väärtust, kuidas elada nii, et olla terve. Mul on kõige suurem nagu inspiratsioon just nende inimestele, kes on läbi põlenud ja kes soovivad muutust ilma tabletita. Sest see on see valus koht, kus inimene on olnud väga suures pimeduses ja ta on uskunud, et ta peab kõike välja teenima. Ja uskumus või üks programmidest ongi, et ma pean armastuse välja teenima ja need on ennast ohverdavad programmid. Ja siis, kui me lõpuks ärkame sellest kohast, kuidas me oleme siis armastust välja teeninud, kas siis suhtes või tööl siis niimoodi, et sa ei julge küsida isegi seda tasu, oma õiglast tasu oma töö eest. Sa teed, see ennast ohverdav muster on selline, et sa teed tööd, aga sa julged küsida hästi natukene. Ja sa tunnedki, et mis see minu töö ikka maksab, on ja, et sa küsid väga vähe palka. Sa reaalselt ei julge küsida. See on see koht, kus sa võid endas märgata, et sinus on see armastuse väljateenija. Sest see armastuse väljateenimine see kumab läbi igas olukorras. Lähed tööle, sa küsid väikest palka. Sa oled perekonnas, kus sa kogu aeg teenid teisi. Sa teed süüa kõigile. Sa vaatad, et kõigil oleks hästi. Aga sa iseennast ei näe. Ja see ongi sinu õppetund. See on reaalselt sinu õppetund, et sa hakkaksid ennast nägema. Sest sind on niimoodi, sul on lihtsalt see, sinu hingeenergias on see energia vaja tervendada, et lõpetada see armastuse väljateenimine. Igal pool. Nii et inimesed nagu hakkaksid väärtustama iseennast ja oma elu ja hakkaksid tegema seda, miks nad siia maa peale tulid. Mitte siis tegema seda tööd, mida su hing võib-olla ei tahagi. Ja see ongi see, mis eneseareng nagu aitab leida inimese. Et inimene ei peaks olema selles kohas, et sa peaksid tegema. Sa võid täna teha absoluutselt kõike seda, mida sinu hing tahab. Sa võid täna teha absoluutselt kõike. Aga kui me oleme selles kastis, selles maatriksis, see on see koht, mis meil on õpetatud ühiskonna poolt. Tööle, koju ja siis kodus teenid ja tööl teenid, kogu aeg teenid kõike. Aga nüüd on see aeg, kus sa hakkad võtma vastutust iseenda elu eest, iseenda kätte ja hakkad iseenda nagu kogu selle rahapuu tood iseenda koju. Mitte niimoodi, et sa täidad kellegi teise unistusi. Sul on aeg hakata täitma iseenda unistusi. Sellepärast, et täna ma näen seda kohta, et kui inimesed on töötanud kuskil ja siis on neid koondatud ja siis on nad kaotanud oma pea. Ja see on see koht, kus siis tegelikult on uus algus ja pea kaotamine on võib-olla
korraks, et sa saaksid aru, et kõik see olukord, kui sind koondatakse või partner läheb ära, siis see tegelikult on väga head märgid. Nii et mina olen need kõik läbi teinud ja just sellepärast, et ja aru saanud, et kuidas kõik, mis täna sinuga juhtub, on sinu kõrgemaks heaoluks. Ja see tähendabki seda, et sul on aeg võtta vastutus iseenda kätte ja tuua oma raha oma koju, aga mitte ja teha selles mõttes järgneda oma elule, aga mitte järgneda teiste unistustele. Nii et selles mõttes igal inimesel on omad unistused ja kui sina, kus sa oled kohas, kus sa oled täna võib-olla töötu, võib-olla oled suhtes maha jäetud, siis tervenda see hüljatuse haav ära. See hüljatuse haav on üks kõige suuremaid ja selle mustri taga on see, et ma pean armastuse välja teenima. Ja siis need inimesed teenivad kogu aeg. Aga elu on nii aus, et ta annab sulle selle koha ise kätte, et sa lõpetaksid selle ohvriprogrammi iseenda sees. Ja see tähendabki tegelikult seda, et sa saad alustada täiesti uuelt lehelt. Täielikult, hakates kuulama, mida sina tahad teha, mis on see sinu, mis paneb sinu silma särama, kus sa hommikul tõused ja hakkad tegema just seda, mis sulle meeldib. Aga mitte seda, et sa lähed kuhugi tööle ja teed seda tööd nagu peab ja surve ja sulle üldse ei meeldi, et tegelikult see lõhub mega palju inimest, mega palju. Ma arvan, et sellest olukorrast välja tulla, kus ma nagu pidin ära käima, oli tegelikult väga suur frustratsioon, just see, et ma pean tegema seda, mida teised tahavad. Nii et aeg on hakata tegema seda, mida sina tahad, mida sina tulid siia tegema. Nii et ja sellepärast on ülioluline, et kõik need olukorrad, mis su elus juhtuvad, on just sellepärast, et sina ise kasvaksid ja hakkaksid tegema, miks sa siia maa peale tulid. Nii et ärevuses, depressioonis, need on kõik selles mõttes ennast ohverdavad mustrid, kus inimene lihtsalt teenib teisi. Aga teenimine ei ole okei. Sina tuled siia maa peale looma ja sina oled looja ja sina lood ise oma elu. Täpselt nii, nagu sina soovid. Nii et eile ma käisin väga lahedas kohas, laulukooris, ja me saime laulda kõiki neid väelaule ja see koor oli just loodud ja just selle eesmärgiga, et sinna koori tulevad just need inimesed, kes mõtlevad kastist välja. Kes mõtlevad sellest kastist välja ja kes loovad ise oma elu, oma tegemistega ja täpselt seda, mis neile meeldib. Ja kui sa veel ei tea, mis sulle meeldib, siis sinu samm on see, et sa õpid armastama seda, mida sa praegu teed. Siis ka see on väga oluline. Nii et ära vii ennast või tule sealt kohast välja, kus sa võid täna olla ja märka neid mustreid. Mõnusat päeva. Tšau!